jah, mõned päevad tagasi ma tahaksin tuua just selle välja Eesti rahva ühisabi teemaga seoses, kui näite hästi toimivast riigist, kus lahendatakse probleeme selleks, et hakkaks parem, aga olgu see niisugune pisikene vahelugemine, sest see on ikkagi eraldiseisev kirjandusteos ja nii edasi. Igal hommikul läks Sipelgas tööle ja töötas rõõmsasti terve päeva. Sipelgas oli usin ja õnnelik, tehes oma tööd. Juht Lõvi oli üllatunud, nähes, et Sipelgas teeb tööd ilma järelevalveta. Ta mõtles, et kui Sipelgas teeb ilma järelevalveta tööd nii efektiivselt, siis järelevalve abiga saaks Sipelga töö muuta veelgi tõhusamaks. Ja Lõvi värbas Prussaka, kellel oli juhikogemus ja kes oli eriti kuulus oma põhjalike raportite poolest. Prussaka esimene otsus oli luua süsteem vahetustega tööks. Ja loomulikult oli vaja Prussakal sekretäri, kes aitaks teda raportite koostamisel. Ja ta palkas ämbliku hoolitsema arhiivi eest ja valvama telefonisidet. Lõvi oli vaimustatud Prussaka põhjalikest raportitest ja palus tal teha ka skeeme ja diagramme tootmise arenemisest, valmistada analüüse, mida saaks kasutada juhtide koosolekutel, ja Prussakale tuli osta hirmkallis arvuti ja palgata muidugi kärbes vastutama IT-osakonna töö eest. Sipelgas, kes oli alguses õnnelik ja produktiivne töötegija, hakkas oma tööd aegapidi vihkama, sest ta pidi käima erinevatel koosolekutel, tegelema selgitus- ja paberitööga ja nii edasi. Ja Lõvi tegi strateegilise otsuse. Viimane aeg on palgata Sipelga osakonda ülemus ja ülemuse ametikoht anti Ritsikale, kelle esimene otsus oli hankida oma kabinetti vägev vaip ja ergonoomiline tool, sest töö võiks ju muidu tervist kahjustada. Ritsikal oli vaja ka arvutit ja loomulikult isiklikku assistenti, kes valmistaks töö ja eelarve optimeerimisplaani. Osakond, kus Sipelgas töötas, oli nüüd kurb koht ja kõik olid väga närvilised. Ritsikas veenis Lõvi, et on vaja läbi viia töökeskkonna heaolu uuring. Lõvi pani tähele, et Sipelga osakonna kulud kasvavad ja tootlikkus aina väheneb ja ta palkas öökulli, kes oli hinnatud konsultant, et öökull viiks läbi põhjaliku auditi ja koostaks ettepanekute paketi igasuguste muudatuste tegemiseks, mis parendaksid olukorda. Öökull tegi 3 kuud ööl ja päeval tööd ja ta sai kokku hiigelraporti, mis tuvastas, et Sipelga osakonnas on liiga palju töötajaid. Lõvi otsustas Sipelga osakonna koosseisu kahandada. Arva ära,
kelle vallandas lõvi esimesena? Õigus, Sipelga, sest hinnangu järgi oli just Sipelgas see, kellel oli madal motivatsioon ja negatiivne suhtumine. Vaat nii. Loomulikult paljud inimesed tundsid siin ära Piiteri printsiibi, loomulikult mitte iseenda, vaid ikka teiste tuttavate, sõprade, kaastöötajate näidete varal, aga nii on.